Nii ja tervist kõigile, kes selle video lahti klikkasid. Mul tuli mõte pähe, et teeks mõnest oma treeningust aeg-ajalt ka vloogi. Ja siin ongi üks nüüd linti võetud. Miks ma seda nagu teha tahan, on see, et kes mind natuke ennegi rohkem või vähem teab, et siis mulle teadupärast meeldib alati kõneleda ja rääkida ja midagi analüüsida lahti, siis mõtlesin, et need kaks asja nagu ühildada. Et ühelt poolt saan teha trenni vlooge, aga teiselt poolt saan ka siis võib-olla oma treenialaseid mõtteid samamoodi väljendada. Või kui mingi huvitav teema peaks olema, siis saab seda vloogi kasutada katteplaanil. Selline kohati ka selline ühe mehe podcast isegi võib öelda. Aga pigem võib-olla tulevikus mingisugused Q&A-d, kui kellelgi on ja neid asju ka siis adresseerida. Aga siin ma nüüd tõstmist teen, eks ole, vaikselt soojaks. Täna oli siis selline rohkem tõukamise põhine päev. Et praegu ongi umbes niimoodi, et 3 korral nädalas ma teen seda trenni, kusjuures 2 kuud peaks nüüd täis olema ja ütleme niimoodi, et olen 3 korda nädalas käinud algse plaani järgi ja saan öelda, et mitte ükski trenn ei ole vahele jäänud. Et kordagi pole midagi ära jätnud, et 2 kuud järjest olen saanud olla hästi sellise ideaalse rütmi peal. Ja põhimõtteliselt niimoodi ongi, et praegu tulevad juba siin esimesed rinnale võtud sellist täis kompleksi, nagu sai ka tehtud, et rinnale võttu ja pea kohale tõukamist. Aga seda niikuinii on siit videost juba näha, aga võib-olla siis nii palju, et kuidas ma selle juurde üldse jõudsin, et teadupärast, kuna siin Spartas reaalselt on selline trenn olemas, kuhu sa reaalselt saad minna, sa saad reaalselt seda tõstmist õppida. Ja mul on olnud alati mingisugune selline sümpaatia tõstmise vastu ka, et samal põhjusel, miks ma seda ka tahan teha, on see, et ta lihtsalt näeb nii äge välja. Et sa saad võtta kangi maast ja sa kui raske kangi suudad sa maast võtta ja viia pea kohale. Ja see protsess, mille käigus sa üritad seda kangi pea kohale saada, kogu see tehniline pool, et see on hästi huvitav ja ta näeb äge välja ja ta on üsna selline keeruline teha et ega see tõstmine tehniliselt lihtne trenn ei ole. Aga üldjuhul jah, et kuidas ma siia sattusin, oligi see põhjus, et tundus väga ahvatlev ja siis põhimõtteliselt sai vahepeal tõstjate põrandast mööda käidud ja siis sain juba Alariga tuttavaks ja siis tulid sellised erinevad mõttevahetused trennist arutasime ja ikka iga päev nägime, et tere ja niimoodi kuidagi see sünergia arenes, et oligi ühel hetkel siis ma niisama huvi pärast jõusaali tundide ajal siis võtsin huvi pärast ühe kerge kangi kätte, millega vist see Eliise veel tegi ka, et mingisugune 45 kilo oli peal, tegi sooja rebimisel vist. Ja siis pulli pärast proovisin rebida ja rebisin ära. Ja siis sealt vist pärast seda esimest rebimist see tunne sisse tuligi, sest et ma ei ole küll kunagi neid harjutusi varem teinud, mitte kunagi ma ei ole neid harjutusi varem teinud, kui nüüd need 2 kuud, mis on olnud. Aga ma olen hästi palju vaadanud ja ma usun hästi palju sellesse ka, et ikkagi kui sa väga palju tehnikat vaatad kõrvalt ja kaadri haaval analüüsid ja video pealt seda tehnikat, siis on võimalik ka mingisugune ettevalmistus endale saada. Ja mina tihti peale olin vahtinud need samu tõstmise videosi YouTube'is üleüldse. Et tegid küll ise mingisugust kulturismi stiilis trenni, aga aeg-ajalt vaatasid neid videosid ja mingisugune huvi tärkas ja sellest tekiski see tunne, et huvitav, et kas ma saaks sellega hakkama, kuidas oleks ja et enda ma võib-olla saan alateadlikult, mul see tunne oli sees. Ja siis oligi see, et tegelikult mul tuli üldse see tõstmist mõtte korraks proovida. Et ma läksin Alari juurde, pakkusin välja, et mul ka YouTube'i video üleval on, et teeks Eliisega selline üks-ühele see trenni ehk siis ma proovin kõike trenni järgi teha, et see video on varasemalt olemas. Ja mul oli tunnet, et äkki ma suudaksin neid raskuseid tõsta. Et äkki see saab tulla selline veidi tasavägine. Siis läksin Alarile mõttest ja saigi tehtud. Aga 2 trenni siis enne seda sama videot Eliisega olin ma teinud, et see video oli 3. trenn. Ja esimene trenn oligi, ma mäletan, see oli kolmapäevane päev ja siis
ja siis proovisin nii-öelda teha, kusjuures mul oli juba varasemalt mingisugune rinna-õla-triitsatrenn all, aga andsin vahepeal ühe eratrenni ära ja läksin tegin tõstmise trenni elus esimest korda peale ja päris nagu okeilt tuli välja, et noh, ühelt poolt selle ettevalmistuse osas, noh, mis mul nii-öelda on nii-öelda seni olemas olnud, ongi selline mingisugune üldine jõud või selline põhijõud, ütleme selle kohta, et nii-öelda maksimumide siis ära, väga pikalt ei ole kangima ka teinud, et mingi aeg nüüd vahetult enne seda ma treenisin ka ainult masinate peal treenisin. Ja nüüd nagu hüppasin nii tehnilisse vabaraskusalasse. Aga põhimõtteliselt jah, nagu jõu poolest oli ettevalmistus all, et maksimumjõutipp kindlasti ei ole mul mitte kunagi tugev olnud, et ma mõistan küll, et nii-öelda kasvu nagu on aga noh, pigem ma tunnen ikkagi ennast, et ma olen enda kohta nii-öelda nõrk, sellepärast, et need numbrid, mida ma praegu trennis teen, baasharjutustega, kükid ja mingid sellised asjad, siis kükki ma olen oluliselt rohkem, aga ka minevikus teinud. Aga noh, kuna ma lihtsalt väga pikalt, mul on olnud põlvedega hädasid ja väga pikalt nii-öelda tegingi hüpertroofiat ja keskendusin rohkem masinatele. Et siis see nii-öelda seda jõutippu kindlasti ka kaotas ja noh, praegu ma taastun ka oluliselt paremini, sest et mul ei ole füüsilist tegevust nii palju. Aga põhimõtteliselt jah, et see on nii-öelda üks mu selline eeldus, mis on nagu, et kui keegi täiesti tänavalt tuleb esimest korda ilma mingi jõusaali ettevalmistusega tõstmist tegema, siis nii-öelda jõudu natukene nagu on nende aastatega nagu sinna alla jäänud. Aga teine asi on see, et nagu liiguvus samamoodi, et kuna ma olen andnud nii-öelda body balance'i trenni seal mingisugune 6 või 7 aastat, siis tegelikult ma olen ju kogu aeg ennast venitanud ja neid jooga asendeid teinud ka. Et nii-öelda kui isegi mingi suure lava peal trenni annad, siis ikkagi sa pead selle nii-öelda elemendi ära pingutama ja noh, kui sa mitu korda nädalas seda trenni annad, siis noh, ta hoiab seda liiguvust päris heana. Ja sellepärast oli ka, et alguses igasugused pea kohal kükid ja nii-öelda ka hüppeliigese liikuvus, et need nagu on mul enda hinnangul ikkagi suht head. Ja noh, see võimaldaski nii-öelda siis nagu neid harjutusi kohe enam-vähem sellise okei amplituudiga ka sooritama hakata. Et kusjuures huvitaval kombel ma polegi mingisuguseid ekstra venitusi mingi paaniliselt teinud mitte kuskile. Et nii-öelda, mida oleks vaja teha, et nagu tehnikat parandada. Aga jah, nüüd sellest nagu vabandust, kuidas ma nagu nii sain tõstmisest. Rohkem nagu rääkida, siis noh, see ongi see, et te näete nagu, milline see trenn nagu noh, välja näeb võib-olla sellises tõstmise trennis, et mida seal täpselt tehakse. Ja noh, ma pean endiselt ära mainima, et noh, kõik mida ma siin videos teen on nii-öelda, ma olen ikka nagu algaja, kindlasti mingi ekspert, aga noh, ma ei ole ilmselt nii-öelda tõstmise ekspert, aga mida ma võin lihtsalt nagu teha on see, et anda mingisuguseid tähelepanekuid, mida mina ise olen siis nagu kogenud tõstmise trenniga. Et näiteks, noh, mida ma avastasin on see, et nii-öelda seal on ikka väga palju kiiruslikkust vaja. Et olgugi, et noh, kõikide jõualadega vaadake, jõutõstmine, kulturismi teed ka nii-öelda, no rammumehes võib-olla isegi on mingisugust kiirust, aga just jõutõstmises kulturismis nii-öelda on, noh, sa ei liiguta seal raskust väga kiire tempoga. Kui sa teed kulturismitrenni, siis seal sa ju üritad nii-öelda hüpertroofiat arendada, sa hoiad sellist mõistlikku tempot. Noh, jõutõstmisega on see, et sa küll tahad seda kangi kiiresti liigutada, aga ta lihtsalt ei liigu. Aga see nii-öelda pingutus on selline pikka ajalemine, selline kangi üles grindimine. Aga noh, siin on siis nüüd see, et kui palju jõudu suudad sa suunata võimalikult väikese ajaühiku sisse. Ehk siis ongi jõud kord aeg põhimõtteliselt võimsus. Et sa pead olema hästi nagu terav, hästi kiire, seda ma olen eriti hakanud praegu mõistma, et selleks, et liigutusi paremini ära teha ja üldse uue raskusega edasi minna, ma pean kiirem olema. Mul on see nagu see uimane pika see tunnetus sees, et nagu ei oska neid samu liigutusi niivõrd kiiresti läbi teha. Sest äkilisust on oluliselt rohkem vaja, teravust on nagu minu hinnangul just sellist asja vaja juurde treenida. Aga väga palju siin alas, mis ma olen aru saanud, on ka psühholoogiline. Et nagu, vaadake, siin ongi see, et ilmselgelt, kui sa treenid kergemate raskustega, siis sa ju ei pea nende alla nii sügavale hüppama. Nad tulevad lihtsamini ülesse. Siis noh, niimoodi see asi nagu peaks olema, eks ole. Mida mina nagu näiteks tunnen on see, et mida kergem on mul raskus, seda lihtsam on mul sügavale hüpata rebimisel. Ja seda lihtsam on mul sügavale
hüpata rinnalevõttudel näiteks. Aga ütleme nii, et minu puhul on see, et mida suuremaks see raskus läheb, seda vähem alla ma hüppan. Et seda kõrgematele nii-öelda, seda sirgematele jalgadele ma selle kangi nagu tõstan või rööbin. Tegelikult peaks vastupidi olema ju. Et miks ma siis ei lähe näiteks suure raskusega samamoodi sügavale, nagu kergraskusega lähen. Võt sellepärast, et sa pelgad minna. Et psühholoogiliselt on vaja treenida nagu reaalselt nagu julgust ja oma keha nagu sellist kontrolli, et sa julgeksid nagu selle kangi all hüpata. Noh, mitte et see kang sulle midagi teeks, ta lihtsalt kukub kuidagi ja noh, võib-olla äärmisel juhul kuidagi võib riivata, aga nagu füüsiliselt midagi hullu ei juhtu. Aga lihtsalt nii-öelda sa nagu selle, noh, psühholoogiliselt on nagu sellest hoolimata seda nii-öelda raske teha. Et suhteliselt ikkagi selline väga palju vaimne ala, ma arvan, et seda on raudselt kuskil öeldud ka, et võib-olla pool on psühholoogiline ja pool on nii-öelda kehaline, aga noh, mina küll tunnen seda nii-öelda. Aga jah, nagu üldised jõunäitajad nagu ei ole nagu midagi nagu sellist väga erilist, aga noh, see on ka väga hea, miks ma arvan, et ma saan nii sagedasti praegu teha ja nii okeilt teha, sest et noh, oli aeg, kui ma vältisin nii-öelda üldse igasuguseid tõsteid, et Rumeenia jõutõmmet võib-olla tegin, aga noh, et kuna mul on nii-öelda selga lõigatud, et siis ma alateadlikult alati hoidsin pärast seda võib-olla tagasi, aga huvitaval kombel, et kui mul varem tõesti olid mingisugused võisid selja nagu täiesti nii-öelda X-tegevusega trennisalist väljaspool midagi muud teha, siis lastset lambist võis nii-öelda kuskilt seljast mingi veider asend läbi käia ja olidki kange näiteks. Aga nüüd, kui ma olen hakanud treenima ja me alustasime ikka väga kergetest raskustest, siis praeguse hetkeni mul on väga hea olla. Mul ei ole mitte mingisuguseid hädasi seljaga. Põlved on täiesti okeid, taastuvad. Et kuidagi hästi on mõjunud mu kehale. Ja ma arvan, hästi on mõjunud ka sellepärast, et nii kergete raskustega alustasime. Et Alar ikkagi pani suhteliselt konservatiivselt nii-öelda. Et mis seal jumal, mingi jõutõmbeid või neid pägale tõukamise tõmbeid mingi 80 või veel vähem, aga sai tehtud, et noh, teed põhimõtteliselt jõutõmbeid, ma ei tea, 80 kiloga. Mingi rinnalt kükki, mingi seal 110 või midagi sellist nii-öelda. Et nii-öelda iga trenn ei ole selline rekordi tagaajamine. Ja noh, mis ta teeb on see, et ta kirjutab mul iga nädal ette, et suhteliselt nii-öelda old school viis, nagu mina oma hüpertroofia tiimi teen, et iga nädal nii-öelda justkui kirjutab siis sulle uue mikrotsükli ette. Kõik asjad, mis sa nagu see nädal tegema pead, mis harjutus, milliste seeriatega, milliste raskustega, kui palju kordi sul võiks tulla nii-öelda. Et nagu kõik on nagu ette planeeritud. Et selles mõttes nagu on mul nagu ise hästi mugav seda järgida ka, et noh, ka treeneril nii-öelda võib olla vabalt treener ja noh, tõstmisest ma ei tea nii-öelda põhimõtteliselt noh, pole midagi väga kiita nendest tõstmise teadmistest, eks ole. Et ega ma suurt ei tea, aga vaat siis ongi, et nagu paralleelselt on huvitav nagu õpilase rollis ka olla. Et õpid jälle midagi juurde. Ja noh, saad targemaks ja nii-öelda saad ka nii-öelda õppida nii-öelda teise treeneri pealt. Et noh, sõltumata sellest, et kas teine treener on sust vanem või on sust noorem või on teise ala treener, et alati, kui sa kellegagi ära räägid, siis sa oled mingisuguse fakti osas targem nii-öelda. Et see, kas see fakt oli tõene või mitte nii-öelda, ei oma rolli, aga pärast mingisugust sellist kontakti või sellist suhtlust sa oled nii-öelda targem, ma usun. Ja noh, siin ongi see, et ma olen ennast täielikult nagu tema hooldu usaldanud. Ma näiteks absoluutselt ei ole kordagi näiteks talle midagi nii-öelda kahtlus alla pannud nii-öelda tema lähenemist või midagi sellist. Et ma lihtsalt oman nii-öelda usaldust ja lasen kõik otsused peaaegu enda eest ära teha nii-öelda. Vahepeal räägin kaasa niisama, aga täielikult nii-öelda olen nii-öelda tema usaldusse nagu ennast andnud ja noh, kuskil oli mingisugune hea selline ütlus ka, et kuskilt netist lugesin. Et põhimõtteliselt, et otsusta ära, kas sa usaldad oma treenerit
või sa ei usalda oma treenerit. Kui sa oma treenerit ei usalda, siis ära tee temaga koostööd, ilmselgelt, sest et see ei too head nahka, kui sa oma treenerit ei usalda. Ehk siis tekib nii-öelda lahkeli või treeneri nagu öeldu ei muutu tegudeks, sest et sa teed teist asja. Tõenäoliselt. Aga jah, et kui sa ei usalda, ära tee koostööd, aga kui sa otsustad, et sa usaldad, siis põhimõtteliselt nii-öelda, et ole vait ja nii-öelda ära mölise. Et midagi sellist oli kuskil nii-öelda öeldud või kirjutatud. Et ongi, et muud varianti ju tegelikult ei ole. Et nii-öelda usalda ja usaldus tähendabki seda, et sa ei pane nii-öelda, kuidas ma ütlen, siis kahtluse alla tema lähenemist või mingit muud moodi siis nii-öelda kahtled nii-öelda tema oskustes või midagi sellist, et see tuleb nagu ära otsustada. Ja mina olen selle otsuse teinud, mul on hea meel iga kord, kui ma lähen trenni, mul on kõik ette kirjutatud, lust on teha. Et võib-olla teist treenerit peaks ka mõtlema, et sa küll treenid teisi, mõtled teiste eest, aga võib-olla on mõnikord parem, kui keegi mõtleb ka sinu eest, kui sa trenni endale teed. Sest et iseenda treener olemine on okei, eks ole, aga mõnikord on hea nagu see koorem enda pealt maha saada. Ja täitsa äge on nii-öelda minu arust praegu niimoodi lihtsalt see nii-öelda, kus ma ütlen, mitte kõrvalvaataja rollis olla, aga olla siis nii-öelda see, kes teeb seda, mida nii-öelda talle öeldakse. Et see on nagu selline huvitav viis. Et treenerid mõelge, et võib-olla oleks endal ka nii-öelda vaimselt lihtsam. Ja õpiksite midagi uut ka võib-olla teiste treeneri käest. Aga ütleme niimoodi, et jah, et praegu nii-öelda see nädalane sagedus on niimoodi, et nii-öelda ma olen ise nagu tähelepanekuid teinud, kuidas need kavade koostamised käivad, et alati nii-öelda tehakse nii-öelda tehnilised harjutused algusesse ja nii-öelda jõudu pärast lõppu peale nii-öelda. Või siis nii-öelda tehnilist harjutust erinevaid nii-öelda elemente, mingi pakkude pealt tõmbeid ja mingid sellised asju. Aga mina olen nagu tähelepannud seda, et mul on nii-öelda see, kui ma nüüd ei eksi, siis nii-öelda rohkem on natukene nädalas treeningud rebimise kaldu, et päris tihti rebin, vist rebin tihedamini kui rinnale võtan. See on loogiline ka, et see rebimine on, ma ei tea, väga paljudele tõenäoliselt komistuskiviks, et selline suht keeruline harjutus ikkagi. Või kui sa hüppad kangi alla kükki või sa võtad kangi rinnale olles kükis, siis nii-öelda kangi all kükis olles on oluliselt nii-öelda raskem olla ja kindlasti ka raskem psühholoogiliselt olla, et sinna alla saada. Et niimoodi see nagu käib. Põhimõtteliselt kõikidel nendel suurtel harjutustel nagu harva, kui sa lähed mingisugune üle 3-5 on nagu lagi ja ütleme nii, et mingisuguseid neid samu ütleme siis variante nii-öelda plokkide peal teed läbi. Aga ütleme niimoodi, et nii-öelda mida ma lisaks nagu sellele trennile endiselt teen näiteks, on see, et ma teen endiselt nii-öelda hüpertroofia trenni edasi kõrvale. Näiteks treeni lõpus, iga treeni lõpus nii-öelda teen siis nii-öelda kas masinate peal või pigem masinate peal harva vabaraskustega mingisugust sellist hüpertroofia harjutust nii-öelda veel peale, et kas nii-öelda, ma ei tea, rinda seal või selga või käsi eraldi, et jalgadele mingit hüpertroofiat ilmselgelt ma ei tee, kuna jalad saavad 3 korda nädalas sul päris jõhkralt ja absoluutselt peaaegu iga harjutusega. Et tõesti reiele ma midagi nagu ei tee ja tagasaale võib-olla võiks nagu kõverdust teha, aga nende ettekallutustega ja jõutõmmetega nagu saab tega päris korralikult. Nagu see defitsiidis tõmbed, nii-öelda Rumeenia tõmmet. Et see võtab tagaosa ikkagi päris korralikult. Aga jah, et niimoodi pumpan peale, aga mis on huvitav on see, et ma olen loobunud mingisuguse progressi tagaajamisest hüpertroofia liigutustega. Et ma stressi vabalt panen lihtsalt raskuse peale ja teen ära. Ja kogu selle progressiooni jätan ainult tõstmise trenni. Et ei hakka nagu koormust nii-öelda teadlikult proovima nii-öelda kavalalt mingisuguste nippidega üles ajada nagu hüpertroofia trennis, vaid pigem nagu lihtsalt teen läbi, kuidas parasjagu jõud on. Ja huvitaval kombel ma pole grammigi nii-öelda jõudu kaotanud. Nendes samades hüpertroofia harjutustes ka, et kuidagi see tõstmine hoiab kuidagi seda üldist jõudu või nagu rammu on hästi üleval, et
et jaksad. Et seni küll ei ole nagu alla läinud, aga noh, samas eks maht ole ka oluliselt nii-öelda madalam. aga jah, siin igast erinevaid harjutusi nagu on, et alguses jälle psühholoogiliselt ei julenud hüpata kõrgesti peale, et pidi nii-öelda korra kõrvale hüppama, nii-öelda sisse endale seda tunde saama ja siis alles tuli peale. Ja tegelikult mul oli see, et mõtlesin, et teen ühe nagu kõrguse mõttes prooviks, aga siis tegelikult pidingi tegema seal 6 tükki ja kavas oli ja siis tegingi ära. Aga jah, ütleme nii, et väga vaid kavasi mulle tehakse, et Alariga ma saan nii-öelda väga hästi läbi, selline väga hea sünergia on. Ja ütleme nii, et noh, lihtsalt meeldiv on nii-öelda see sobivus nagu on toimunud, et noh, saab arutada ja mõistab nalja ja saab elulistest asjadest rääkida ja päevakajalistest asjadest rääkida ja saab süvitsi trenni metoodikat näiteks analüüsida. Võt see on huvitav, et kuna trenn on, või kuna see sport või trenn on üles ehitatud nii-öelda kaheharjutuse arendamisele, siis seal on hästi palju tehnilisi nüansse. Ja siis nagu temaga saabki nagu neid tehnilisi nüansse nagu läbi arutada ja see on ka nagu selles mõttes selline hea nagu tegevus või selline noh, meeldiv tunne, et saad nagu diskuteerida, nagu arutelud teha ja nii edasi. Aga noh, võib-olla mu eesmärkidest ka, et ilmselgelt ma olen nii-öelda 30, et siin nagu väga pikka pidu tavaliselt pärast 30 nagu tippestidel ju ei olegi. Aga noh, mida mina siis nii-öelda üritan, on see, et vaadata, kui tugevaks ma nagu saaksin üldse. Et nagu praegu ongi see hetk nii-öelda minu elukaares ka, ma arvan, et kus ma saan veel proovida, et kui tugevaks ma siis nagu suudan saada nii-öelda. Et on hea teada ju. Et kui juba 40 oled, et noh, siis sa võid ju vaadata, kui tugevaks sa 40-selt võid saada, aga noh, ma tunnen, et ma saan praegu siis nii-öelda arendada seda jõudu kuni täitsa lõpuni välja. Aga jah, et võib-olla selline 5 aastaga vaadata, võib-olla siis saaks nagu tippu kätte, et päris tippude puhul on see hilinenud, aga oleks hilinenud aeg, aga noh, minu puhul võib-olla mitte. Et vaatame, et lihtsalt on endal hea teada ja saad tulevikus lapselastele rääkida. Et vaata, vanaisa kunagi tõstis või midagi kõike veel. Et mingid medalid kindlasti ma saavutama ei hakka ja ei lähe ka, vaid ma teen seda sellepärast, et see tegevus mulle meeldib. Vot nii, aga kui teile meeldis see video, siis võite alla kommenteerida, võite küsida ja võib-olla vastan järgmises videos, vaatame, kuidas nagu läheb. Aga jah, praegu siis tõmbame joone alla.